Tere päevast, minu nimi on Juss Haasmaa ja me oleme kogunenud siia Tõrva külje alla Tallinnisu põllule kindlasti mitte selleks, et tähistada kõik koos vana rahvakalendri järgi künnipäeva. No künnipäev oli nagu karjalaskepäev ja ennetama maagiapäev, mil mitmesuguste maagiliste toimingutega püüti tagada head saaki. Üks selline töö oli põllutööriistade korrastamine ja sõnnikukoorma viimine põllule. Täna on meil siin hoopis teised jutud, sest põllutööriistad on korrastatud ja sõnnikud ka kindlasti ei pea põllule juurde tooma. No olen siin Tõrva külje all Tallinnisu põllul ja nii nagu põlluperemees Jaak mulle ütles, võtab papud ära, kui põllule tuled ja näed, siin põlluperemees on. No tere, Jaak! Tere! Räägi nüüd, Jaak, mulle ja paljudele inimestele, kes meid vaatavad, et küsin ka sinult, et mis või kuidas sa põllumajanduseni üldse jõudsid? Eks see põllumajanduse asi algas meil juba ammu, kui ma juba väike olin. Mul isa ja onu alustasid talupidamisega 90ndate alguses. Ja siis eks ma olin väiksest peale juba ka asja juures kogu aeg. Kui juba jalad traktori pedaalideni ulatusid, eks ma siis juba tegin üksinda juba põllu peal töid. Aitasin nii palju, kui ma jõudsin. Et ma olen kogu aeg väiksest peale asja juures olnud. Ja kuhu see tänaseks hetkeks on siis juba, on ta viinud ja kuhu edasi? Algselt, kui isa ja onu alustasid asjaga, siis oli meil umbes paarkümmend hektarit maad ja väike vene traktor ikka oli. Aga nüüdseks oleme, põllupind on suurenenud kuskil 650 hektarini ja tehnika on ka kaasaegne kõik. Ta ongi meil nagu kahe pere ettevõte. Et mul vend, isa aitab ikka kaasa nii palju, kui ta veel viitsib ja tahab. Ja siis mul onupojad, Ago ja Hendrik veel. Põhiliselt siis kasvatamegi teravilja, rapsi, ernestuba ja siis ka valgemesika sertifitseeritud seemet teeme siis teistele põllumeestele müügiks. Aga traktor on ikka see, millega sa harjutusid sõitmist? Ta on veel alles meil, aga eks ta aitab muude abitööde juures kuskil kui vaja. Aga eks traktorid on uued ja suured juba. Ja siis meil pakume ka erinevaid teenustöid teistele põllumeestele veel, et meil on endal natukene võimsam tehnika, et saab enda põllust käib ilusti jõudsalt üle ja siis jääb aega ka teistele teenust pakkuda. No kui jätta nüüd korraks põllutöö, külv, traktorid ja kõik muu, mis selle elu juurde käib, millega Jaak tegeleb vabal ajal? Kuidas Jaak lõõgastub? Põhiliselt on teda talvel tekib vaba aega, suvine vaba aeg, see kulub enamasti põllu peale, aga eks kui nii palju, kui vaba hetke midagi tekib, eks ma olen nagu fotograaf ja huviline vaikselt. Kus sa tavaliselt pildistad ja mida sa pildistad? No põhiliselt mulle meeldibki rohkem nagu loodust ja maastiku pildistamine, et vahel on ka ette tulnud mingid tuttavatel üritustel, olen käinud pilte teinud ja inimeste pildistamist, aga ega too väga eriti istu, et pigem looduses ringi käimine, igal pool rabades käimine. No kui sa vaatad läbi oma mõtetest praegu oma, ütleme, parimad fotogaleriid või fotoalbumid, no millised on need, ütleme, 2-3 kõige eredamat fotomomenti, mille üle sa kohe eriti uhke oled? Viimane kõige eredam moment äkki oli suht hiljuti, oli jaanipäeval, käisin öösel mingi kuskil kella 1-2 ajal. Teised läksid juba ära magama, ma võtsin fotoka selga ja kõndisin välja. Läksin Elkjõe tööpilvi pildistama, et siis oli väga uhke siuke. Vaatepilt? Vaatepilt, jah. Terve taevas oli need täis. Ja eks põhiliselt ongi sellised, näiteks mingi hommikune päikesetõus rabades kuskil. Sellised hetked on nagu kõige mõnusamad nagu. Nii et Jaaku võib tihti näha päikesetõusu ajal kusagil Viru rabas vaatetornis pildistamas loomi. Viru raba on selline, kus ma ei ole sattunud veel. Viru raba on üks selline esimesi rabasi, kus mina käin tavaliselt ujumas, enne kui ma talisuplusega algust tegin. Aga kuidas sa, Jaak, siis üldse oma tee või kus sa selle fotograafia nii-öelda hobi või kuidas selle väljundi, kuidas sa selle avastasid või leidsid? Alguse sai ta ilmselt sellest hetkest, kui isa ostis meile esimese digifotoka. Seebikarp väikene oli, üks aasta oli siis 2004 äkki. Siis ta mul jäi kogu aeg näppu ja siis ma taga kõndisin igal pool ringi. Käisin põldepidi ja pildistasin ja eks ma olen siis teda järjest fotovarustust nagu uuendanud ja nüüd on juba, nii et
seljakott on asju täis, kui lähen kuhugi, et ja no mulle meeldib üldse looduses niisama ringi käia. Mul elukaaslane on ka selles mõttes siuke hea sattunud, et käib ka minuga meeleldi kaasas igal pool. Näiteks mingi räätsadega raba pidi kõndida varahommikul. Ja siis meil on ka selline huvitav telk, ripptelk, mida saab panna puude vahele ja näiteks kuskil rabalauka serva peal talle sööbida. On väga selline huvitav kogemus. Mina olen ka suur looduse huviline ja matkaja ja kõik rabad ja kõik see mulle on väga tuttav. Mis kohti veel sa tooksid nagu eraldi nagu esile, et mis kohad need oleks veel? No, väga huvitav näiteks on minna vara kevadel hommikul, kui veel on maapind on külmunud, siis lähed rabasse, siis on kõik see sookurgede laul ja tedre laul käib kauguses. Ja siis teed hommikul näiteks putru rabas, paned külmunud jõhvikaid pudru peale. Aha. See talv käisime Jägala joa juures, kui kõvad külmad olid. Seal Jägala joa sees nagu käia ja siis seal pildistada. Siuke võimas kogemus. Mis, Jaak, nüüd kui me oleme rääkinud hobidest, kogemustest, põllutöö tegemistest, mis suvel veel? Kas Jaaku võib ka näha mõnes suvelavastuses publiku seas kusagil kontserdil või festivalil? Vahel, kui jääb ikka momenti, et siis üritaks ikka võiks käia kuskil mõnel üritusel ka niimoodi, aga läheks pigem kuhugi niisama elukaaslasega kuhugi mõnepäevasele sellisele ringisõidule, et ja võtaks rahulikult. Ja kuskile mere äärde. Jaak, oled sa sattunud sellisesse kohta näiteks nagu Pootsi veinimõis? Vaat sinna ei ole veel sattunud, jah. No võt seda suurem on mul rõõm sinna kutsuda, sest see suvi seal 8. juulil esietendub mul etendus Eramaa, mida me mängime kokku 20 korral, nii et võta elukaaslane kaasa, fotokaamera. Seal lähedal on Tõstamaa, mis on selline armas mereline linnakene. Rabade osas ma ei ole seal kindel, aga küll ka neid seal kuskil läheduses jagub. Mina tänan selle vahva intervjuu eest, tänan sind, Jaak, et tulid ja soovime teile kõigile ilusat suve jätku.